siis jälle, oleme siis kus kohas? Tere siit Lissabonist, siis Portugali pealinnast. Jah, ma näitan natuke ümbrust. Noh, kuidas on? Kas on siis palju muutunud? Et küllaltki hea, näiteks siin kesklinnas kohe siin, kus on need valitsuse hooned, ütleme Lissaboni kesklinnas, nagu te näete, siis käib tohutu remonditegevus. Et ega siin nagu eriti suurt midagi praegu vaadata ei ole. Et kui... Et selline pilt avaneb siis ilmselt ka Kerstile, kui ta siia tuleb. Kindlasti ta sõidab siit mööda, jah. Et siis küllaltki selline, ütleks, muutus on toimunud. Samas teisel pool, kus oli suur remont siin mõned aastad tagasi, on juba täitsa ilus mingisugune väljak tekkinud. Ja seal on kruiisiterminal, kus need kruiisilaevad, see peaks ka olema valmis. Okei. No selge. Et praegu selline üllatus, et täiesti üles kaevatud on kesklinn. Okei. Aga siis me läheme siis sööma, eks edasi. Et oleme ehitusprojektides sattunud. Jah, et mulle eriti meeldib see, kuidas portugaallased tööd teevad. Nagu te näete, mingit töömurdmist ei toimu. Niimoodi mõnusalt vilistavad mehed, eks ju, mets on peas, niimoodi mõnusalt toimetavad. Et sellist ravamist, tööravamist nii-öelda nagu ei ole. See on väga lahe. Okei, aga liigume edasi siis. Et vaikselt toimetavad mehed ja lõpuks, ilmselt Eestis tehtakse sama asi ära 10 korda või, ma ei oska öelda, 3 korda lühema ajaga, või võib-olla ka mitte, on ju, et kui halvasti teha näiteks, aga siin mehed rahulikult, kuhugi kiiret ei ole. Ütleme nii, nagu nähagi siin suur ehitusobjekt, eks ju, ja siin paar meest toimetavad vaikselt, on ju, ja neil jätkub siin tööd mitmeks aastaks. Nii et ilmselt on sama pilt siin avaneb ka kuskil paari aasta pärast, et ei maksa üllatuda, kui tulla Lissaboni. Jah, väga vaatan, et tunned ennast väga mõnusalt. Tervist, jah, ma ei tea, kas siin kuulda on midagi, aga igal juhul siin on siuke mõnus Eesti mõistes suvi, aga siin on muidugi kevad, et puud hakkavad olema ette minema. Jah, puud hakkavad ette minema. Et igal juhul, ütleme selline hea kohv, eks ju, selleks, kui me hindadest räägime siis. Pasteiste naata ja gluteeni vaba šokolaadi kohv kujutab gluteeni vaba ja roos. Et ütleme, et Lissaboni sellises turismi hotspot kõige kuumemas umbes nagu Eestis on, võib võrrelda, ma ei tea, Raekoja platsi või Viru väljakuga. Kohv maksab 1 euro, eks ju. Kui me räägime turismist, on ju, et mis turiste meelitab kohale, on ju. Kohv maksab 1 euro, selline kook on 1 euro, eks ju. Kerstile kindlasti soovitus, Kerstile pasteiste naata. Pasteiste naata, jah. See on selline Portugali omapära ja siis gluteenivaba šokolaadikook. Et tal on gluteeni talumatus. 2 eurot. Okei. 2 eurot, jah, et selles mõttes ja sellised muidugi rääkimata sellistest väikestest lastejoogikestest, mis maksavad 50 senti on ju poes. Ma ei tea, Eestis on mingi üle 1 euro vist või midagi sellist. Jah, juba mõelda natuke. Või tegelikult, mis 50 senti? 6 pakk sellist maksab poes mingi 1 euro vist või? 6 tükki, 1 euro. Lastejoogid. Erinevad. Ja päike tuli ka uuesti välja. Et selles mõttes, ja turiste on siin, nii et tapab, eks ju, et... Jah. Ühesõnaga tasub kindlasti eriti soovitame Kerstil, minu soovitus on kindlasti jalutada siin jõe ääres ringi, et mitte piirduda kuskil seal mingisuguse selle Portugali presidendiga kohtumisega, vaid tõesti võtta ette siin jalutuskäik ja istuda mõnes jõe äärses kohvikus, eks. Et ma ei ütleks nüüd, kui Eestis maksab kohv mingi, ma ei tea, Eestis Tallinna kesklinnas ilmselt kohv on mingi 4-5 eurot, on ju. Et siis ma ei ütleks, et siin nüüd 4-5 korda kallim on kõik vesi ja kõik, mis sinna kohvi juurde kuulub. Palgatase on enam-vähem sama, mis Eestis on ju, siis ma arvan, et kohv on ka sama hinnaga, kõik on sama hinnaga, vesi on, ma arvan, ka sama, et selles mõttes ma ei kujuta ette, miks seal Eestis nii kallis kõik peab olema. Ma ei kujuta ette, Roosi osib meeldib muusika.
kuule, aga hästi, praegu jätame siis sellega äkki. Aga igal juhul tasub kõikidel, nagu kes tegelevad turismiga, tasub tulla Portugali igal juhul uudistama ja vaatama, kuna siin minu meelest on see turistidega tegelemine ja kogu see business on nagu ütleme, viidud nagu viimase peale, et nad ei võta raha nagu selliste asjade eest, mis nagu on tavaks, ütleme. Et nad saavad turistidelt selle raha muul moel kätte, aga ma ei hakka nagu siin põhjalikult rääkima, mismoodi see käib. Aga kelle huvi on, ütleme, Eesti turismimaailmas, ma arvan, et kõigil tasub tulla Portugali uudistama, et see tase on ikka täiesti maailma tipptase, ma ütleksin, kogu see turismindus siin Portugalis. No nii, nüüd me oleme siin Lissabonis oma kaamerate ja mikrofonidega, et kuidas sa kommenteerid, et mis siin nagu sellist huvitavat on? Midagi ei olnud kuulda, aga... Et väga selline rahulik ja lõdvasti. Siin on iga nurga peal on sellised ajaloolised hooned. Ütleme, et kas see... Paistab see teised No nii, et me oleme nüüd siin Lissaboni kesklinnas. Siin on keskväljak, kus ilmselt president sõidab ka siis Portugali presidendiga mööda. Siit algavad kõik need suured demonstratsioonid ja siin on paraadid siis just 25. aprilli paraad. Ja mis ma tahtsin tähelepanu juhtida, et tohutu ehitustegevus käib praegu Lissabonis. Portugali investeeritakse praegu väga palju ja Portugali peetakse lausa uueks imeks, majandusimeks. Et on suudetud sellest kriisist välja tulla, aga niimoodi, et mingeid kärpeid ei tehtud. Et selles mõttes on just suur ime, et nüüd nagu siin näha on, siis tohutu ehitustegevus käib. Igal pool praktiliselt kõik majad on remondis. Et selles mõttes fenomenaalne, et inimestel on naeratus näol ja kõik nagu vilistavad liisikest. Ja just huvitav on see, et ilma mingite kärbeteta, et selles mõttes nagu Eestile täielik vastand, et Eesti nagu tohutult kärbiti ja siiamaani kärped käivad, et siin pärast kriisi väideti, et ilma kärbeteta on nagu siis järgneb katastroof. Portugalil üks neist, kes ei kärpinud ja laenas, Eesti on ka siia raha laenanud ja praegu majandus kasvab mühinal. Selles mõttes väga huvitav. Okei, väga lahe. Okay. Me oleme jõudnud kõige seksikama WC juurde, miks sa meid siia kutsusid? Ma tahtsin näidata, seda minu selja taga on see silt, et the most sexiest WC in the world. See tähendab, et maailma kõige seksikam WC. Sul on endal ka kogemus sellega? Mul on endal ka kogemus ja kuna ta on sellise hea koha peal, et siin tavaliselt inimesed liiguvad, et siis kuskile mujale pole vetsu minna, siis tasub, kes nagu Lissaboni külastavad, et tasub seal ära käia vähemalt korra. See on päris lahe elamus. Palju see maksis? Ei mäleta, kas see oli mingi 1 euro või midagi sellist. Aga ütleme, et seal on see Renova silt on juures, et tegelikult on see tualett, see on selle vetsupaberifirma, kes seda
kes siin kohalik vetsupaberitootja. Et selle nagu selline reklaam WC tegelikult. Seal on müügil veel eri värvi WC rullid. Ja. Ja sellised väga erinevad, ütleme. Et kellel on nagu mingit kodusidustust või midagi teha, et siis võib olla täitsa huvitav selline nagu asi. Okei. Aga siis ma tahtsin veel rääkida sellest väljakust, et see on nagu Praça do Comércio, mis on siis kaubanduse väljak. See on nagu Lissabonis kõige tähtsam väljak, et kunagi siit läksid laevad igale poole üle kogu maailma, väljusid siit samast Brasiiliasse ja Ameerikasse ja igale poole mujale. Siin kuningas saatis nad siit siis nagu niimoodi minema need laevad, et sellest tuleb see nimetus, et siin oli kunagi suur nagu sadamakai, kus siis siin minu meelest kuninga palee oligi vanasti siin taga, kohe siin samas kõrval, et siit siis saadeti need laevad nagu minema, et mingi 500 aastat tagasi oli Lissabon oli maailma kõige suurem linn. Siin elas tollal mingi 400 000 inimest, et see oli tollal maailma kõige edukam või kõige võimsam kaubanduskeskus. Ja nüüdki on paljud asjad, näiteks siin Portugalis on, ütleme, ikkagi maailma parimad, näiteks kohvi ja samamoodi toit, et siit on nagu maailmast igalt poolt nagu kokku kogutud need teadmised ja oskused. Ja niimoodi, et mis ma tahtsin veel öelda, et see näiteks Jaapani sõna arigato tuleb portugali keelest obrigado. Et portugaallased jõudsid omadega välja koguni Jaapanisse. Ja Nagasaki linn oli kunagi nimetati isegi nagu selliseks Portugali linnaks. See, mille nagu ameeriklased nagu puruks lasid. See oli nagu portugaalaste rajatud linn, see Nagasaki tegelikult. Et selles mõttes portugaalaste, näiteks Goa Indias on portugaalaste endine selline nagu asukoht, kust kaudu nagu aeti äri siis Aasiaga. Et selles mõttes portugaalaste ja Brasiilia on muidugi portugaalaste poolt täiesti asustatud ja Brasiilia mingi 250 miljonit inimest räägivad kõik portugali keelt. Et selles mõttes portugali keel ja kultuur on nagu väga üle kogu maailma väga kaugele arenenud. See on huvitav koht, mida avastada. Portugal ja Lissabon.